et mobiiltelefonid oleks hääletul režiimil. Aitäh! Ning ongi aeg kutsuda saali meie päevakangelased. Palun lõpetajate pidulikuks saalitulekuks püsti tõusta. Põhikooli lõpuaktuse avamiseks on sõna Elva gümnaasiumi direktoril härra Marek Sammulil. Head põhikooli lõpetajad, kallid õpetajad, lapsevanemad ja külalised. Kui ma hakkasin tänast tervitust ette valmistama, meenus mulle üks ammune kolleeg, kes oli jaksanud töötada oma ametis, ühes ametis, enam kui 50 aastat. Niisugune püsivus on imekspandav ja tänapäeval üha haruldasem. Aga täna siin näeme midagi sarnast, ehk mitte küll päris vabatahtlikult, aga siiski. Kallid lõpetajad, teie lõpetate täna töö või projekti või harrastuse, kuidas ta kellelgi välja kukkus, mis kestis 9 aastat. See on pikk aeg. Ma loodan, et enamus teist vaatab sellele ajale tagasi rõõmuga ja eduelamusega. Kindlasti ei läinud kõik päris veatult, aga nii see peabki olema. Ainult see ei eksi, kes mitte midagi ei tee. Ebaõnnestumised on parim õppimise võimalus. Aga ainult siis, kui oskate võtta tagasisidet ja analüüsida oma kogemust. See oskus ongi parim, mis edasiseks eluks omandada. Oskus enda käitumist, mõtlemist ja tundeid ja end ümbritsevat mõtestada. Või kui võtta sellest poolrehkendust, siis katsuge vähemalt ise aru saada, mis te teete.
Ma tõesti ei tea, kas teil õnnestus see oskus siit koolist omandada, aga ma väga usun, sest et lõppeks on ju põhikool selja taha jäänud ja küllap see on märk, et ikka midagi on õpitud kah. Samas, ega selle kooli lõpetamisega õppimine ei lõppe. Mingis mõttes see kõik alles algab ja algab kõige keerulisema õppimine. Õppida ise otsustama, ise enda elu juhtida. Ma ei ole küll seda meelt, et eluülikool on see kool, mis annab parimat tarkust. Aga teatav elukogemus tuleb igaühele kasuks. Me vajame seda kas või selleks, et saada ühel päeval aru, et koolitundides kohati ka vastu tahtsi omandatud on tegelikult tarvilik ja aitab meid erinevates olukordades. Ma usun, et te olete korduvalt kuulnud, kuidas inimesed räägivad, et ega nad ei kahetse seda, mis nad on teinud, nad kahetsevad seda, mis on jäänud tegemata. Mina ise olen oma elus pidanud kahetsema kõige rohkem seda, et olen mõned asjad jätnud õppimata. Mõnikord on see olnud tol hetkel teadlik otsus, mõnikord on laiskus, mõnikord otsustamatus, aga mitte kunagi ei ole mulle endale sellest sündinud midagi head. See on minu elukooli õppetund. Õppimine hea, mitte õppimine halb. Head lõpetajad, täna saate te tunnistuse selle kohta, et olete suutnud 9 aastat ühe suure eesmärgi nimel tööd teha. Võite olla enda üle uhked, soovida endale õnne, aga puhkust te veel ei saa. Diplom ei ole kõik. Ärge arvake, et see tunnistus, isegi kui see käib koos kiituskirjaga, on edasise edu garantii. Ei ole. Elus on nagu spordis. Meistritiitlit hoida, edu korrata on raskem, kui seda ühe korra saavutada. Edukatelt ka nõutakse rohkem. Diplom kohustab. Olete kord ennast tõestanud, nüüd on ootused üles kruvitud ja peate suutma seda taset hoida. Siit tuleb Elva gümnaasiumi vilistlane. Tema on kõikvõimas maailma muutja. Ühe elukogemuse tahan ma teile siit veel täna kaasa anda, olgu see siis viimane õppetund põhikoolis. Hääd õpilased, pidage meeles, kõige suurem kapital elus on sotsiaalne kapital. Sõbrad, tuttavad, oskus luua häid suhteid, oskus jätta hea esmamulje. See on ka koht, kus vahelduseks tuleb tõsta pilk nutitelefonist ja vaadata, kas sa saad oma sõbral päriselt ka kätt suruda. Need internetisõbrad, keda te ei ole kunagi kohanud, sageli tegelikult ei hooli teist. Neil pole teist sooja ega külma. Teist hoolivad need inimesed, kellega te olete päriselt kohtunud, need samad, kelle ümber või keskel te praegu istute. Teist, kellega te olete tülli läinud, ära leppinud, koos pidutsenud, need, kes on teile raskel hetkel toeks olnud, kellele te saate helistada ja rääkida jutte, kus teil on ühine ajalugu. Looge ja hoidke neid suhteid, need on päris suhted, mis viivad elus edasi. Mäletage oma klassikaaslasi, helistage neile, küsige, kuidas läheb. Head lapsevanemad, neid samu suhteid tahaks ma teile ka südamele panna. Teie üha kasvavad lapsed hakkavad aina enam kodust eemale liikuma, paljud juba lähevadki kuskile mujale õppima. Neid saab kodus üha harvem näha, aga nad on ikka teie lapsed ja vajavad teie nõu, tuge ja abi, eriti selles, mis puudutas ise otsustama õppimist. Andke neile seda vabadust, aga ärge jätke neid üksi. Ma väga tänan teid selle koostöö eest, mis teil on olnud kooliga, nende tublide noorte kasvatamisel. Me saame täna rõõmustada, oleme koos teinud suurepärase tulemuse. Head õpetajad, suur tänu teile ka. Mõnikord läbi valu ja pisarate, aga enamasti ikka rõõmu ja lustiga olete saanud täna lõpetavaid noori õpetada.
kord klassis, mõnikord üle video. Teil on kindlasti värvikaid mälestusi ja nii mõnegi noore kohta vürtsikaid lugusid. Hoidke neid, mäletage, meenutage seda kasvamise lusti, mida te olete näinud. See on see õpetajatöö rõõm, suurim rõõm. Head lõpetajad, püsige rõõmsameelsed, vaadake ikka lootusrikkalt tulevikku, teid ootab ees lõpmatu hulk põnevat ja kummalist, võrratu valik mitmekesiseid juhtumisi. Õppige nendest, hoidke kinni oma põhimõtetest ja pidage meeles ka neid, mis meie koolis kilbil on olnud. Põhimõttekindlalt, ausalt ja teadmishimuliselt läbi elu minna on tegelikult kõige lihtsam. See on ka parim viis, hariv viis. Ärge unustage oma kooli, astuge siit ikka läbi, tervitage oma õpetajaid, kes on teinud kõik, et anda teile edasiseks korralik hoog. Te olete nüüd Elva gümnaasiumi põhikooli lõpetanud. Siit algab päris elu. Palju õnne teile, palju edu teile. Elva gümnaasium jääb teile ikka kodukooliks, ka siis, kui jätkate mujal. Koduvalla poolt õnnitleb põhikooli lõpetajaid vallavanem härra Priit Värv. Tere, lugupeetud lõpetajad, lugupeetud õpetajad, head lapsevanemad, head külalised, kes kõik siia kogunenud sellel rõõmsal sündmusel. Oleme saanud 30-kraadises kuumas panna selga pintsakud, lipsud ette ja tunneme ennast ülihästi. Lugupeetud lõpetajad, teie jaoks saab üks eluetapp otsa. 9. klass on kohustuslik lõpetada. Pärast seda on teie enda valikud. Tehke häid valikuid ja kindlasti jätkake oma õpinguid edasi. Vaadake, mis elu teile toob. Ärge kartke kukkuda, ärge kartke põruda, seda tuleb teha. Kui kukud, tõused püsti, olles sügaval põhjas, on see hea koht, kust edasi minna. Aga teil kindlasti nii ei lähe. Teile läheb ainult hästi. Edu teile, edu teile, edu teile. Head lapsevanemad. Omavalitsuse poolt on suurim rõõm see, kui lapsevanemad valivad just selle omavalitsuse kooli enda laste hariduse saamiseks. See on ääretult oluline, see seob kogukonda, see annab meie piirkonnale väärtuse. Meie saame teha enda poolt seda, et see keskkond, kus me oleme, oleks lapsesõbralik, et siin oleks hea kasvada, et siin oleks mida teha, siin ei oleks igav ja ükskõik, kuhu elutee viib, me tahaks siia tagasi tulla. Sest see ongi see nii-öelda järjepidevus, see säilenõtkus. Me suudame ellu jääda erinevates olukordades ja areneda. Head õpetajad, suur tänu teile, teie tänuväärse töö eest. Kui ka aeg-ajalt mustad pilved tulevad taevasse, siis pärast tormi on alati jälle päike. Ja see päike on täna siin laval. Teie tehtud töö koostöös nende samade lapsevanematega, nende samade lastega. Ja ma usun, et nendest noortest me kuuleme veel siin kodukohas. Aga kuna meil on lipsud ees nii hea olla ja üldse pala peale, siis mina tänaksin teid veel kord, õnnitlen, ilusat suve teile ja palju edu tulevikuks. Aitäh teile! Eelmisel aktusel ma suutsin juba maha istuda, enne kui Sulev meelde tuletas, nüüd tuletas varem. Loomulikult me tahaksime tänada omalt poolt Suleviga, Elva vallavolikogu esimehega, siis klassijuhatajaid. Palun klassijuhatajatel tulla siia. Te olete jõudnud ristteele.
paljude teed lähevad nüüd sinna rajale, kuhu hea klassikaaslase sõbra jalg enam ei astu. Ühisest teest saab vaid mälestus. Aga tõelist sõprust need ristteed ei lahuta. Mida olete teie 9. B-klass soovinud, millest unistanud? Te soovite, et saaksite hea töökoha ning tegeleda sellega, millega tahaksite. Te loodate, et jääte ka tulevikus omavahel suhtlema ja leiate võimaluse aeg-ajalt kohtumiseks. Samuti olete maikuistes soovides toonud välja, et unistate põhikooli lõpetamisest. See soov ongi nüüd täide läinud ning olete lõputunnistuste ootuses. Kiituskirja ja tänukirjaga lõpetajaid palume siia koos vanematega. Pildistamine toimub fuajees. Kõikidele lõpetajatele on Elva valla poolt kingituseks ka raamat. Põhikooli lõputunnistuste kätteandmiseks palun siia Elva gümnaasiumi direktori härra Marek Sammuli, klassijuhataja Ele Mälgu ning noorsootööjuhi Tiina Lauri. Põhikooli riiklik õppekava, paragrahv 23 ja põhikooli gümnaasiumi seadus, paragrahv 30 alusel lugeda põhikooli lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele 9. B-klassi õpilastele. Ingrid Hiiemäe lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi kiituskirjaga. Palume siia ka vanemaid. Henri Malkus lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi, tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Kainan Torston Kõuan lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Lisette Kirsimäe lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Andreas Kurvits lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Ken Aron Laasberg lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Vanessa Elora Mats lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Mihkel Mäemees lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Airon Mattias Mägi lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi.
Tristan Mölder lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Lisette Ool lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Evelin Pekk lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Keiti-Lotta Pent lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Miia-Liisa Pent lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Anna-Greta Raal lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Gerda Raski lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Ines Täär lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Täname 9. B-klassi klassijuhatajat Ele Mälku. Sõna saavad värsked põhikooli lõpetajad. 9. B-klassi nimel kõneleb Keiti-Lotta Pent. lõpetajatele ja nende vanematele ja ka täna siia tulnud koolipere. Soovin lõpukõnet alustada tänusõnadega kõigile õpetajatele, kes on aidanud meil jõuda siia päeva. Eriti suured tänud teile, kellega alustasime ja lõpetasime. Külli Korol aitas meid väga palju ja meie klassiga elas väga palju üle ka muidugi. Ja lõpetasime siis Ele Mälguga, kes ka aitas meid väga palju. Teie kannatlikkus, usk meie arengusse ja järjepidev pühendumus on olnud hindamatu, sest tänu teile oleme me täna 9. klassi finišisse jõudnud. Vähem tähtsad ei ole ka teised klassijuhatajad ja aineõpetajad. Oleme olnud kooli kõige raskem klass ja keerulisem klass läbi aegade. Vabandame selle pärast ja loodame, et kui õnnestume edaspidisteks tegemisteks, siis vahest tunnete, et teie vaev oli väärtuslik meie jaoks. Meie oleme igatahes tänulikud teie kõigi pingutuste eest. Tahan tänada ka kõiki oma klassikaaslasi,
oleme koos kogenud nii palju ja ma ei kujuta ette, kuidas saaksin teid unustada. Oleme väga kokkuhoidev klass, aga lõpuks ikkagi selgus, et me pole väga kokku loodud õppimiseks. Ja seda võib öelda ka meie armas klassijuhataja Ele. Meie ühine kooliaeg on lõppenud ja nüüd on aeg edasi liikuda. Olgu see siis gümnaasium, kutsekool või midagi muud, on meil kõigil ees uued väljakutsed ja võimalused. Nii et mu kallid klassikaaslased, ärge kartke unistada suurelt ja püüdke alati oma parimat. Te olete võimelised saavutama kõike, mida soovite. Ja ma ootan huviga, milliseid suuri asju te tulevikus saavutate. Lõpetuseks tahan öelda, et olen väga uhke, et olen selle kooli lõpetanud. Minule need 9 aastat meeldisid. Loodan, et nii mõtleb täna teist igaüks, kes jõudis 9. klassi lävele. Kõigile ilusat suve ja nautige ja puhake. Ja ma kutsuks meie klassijuhataja ka siia, meil on klassi poolt kingitus ja vanemate poolt ka. Suured tänud teile! Järgmisena kuuleme Grete Koppeli esituses Luiget. Kes kunagi on luige lendu näinud, see soovib, et kordised ivad saaks. Kui tuleb lumi, siis on nemad läinud, et lennata võiks meie juurde taas. Kes kunagi on luige laulu kuulnud, jääb mõtlema, et millest räägib see. Miks luige keele oskus meil küll puudub, kui vaatame neid kauneid linde veel. Saab hallist luige lapsest valge võimas lind, peas luige mõtted, sest tal luige hing. Kuigi luige lapsi emmata ei saa, me võime lauldes nagu luiged lennata. Kes luige elu ranna ääres vaatab, teab hiiduda, et mis on hea ja hell. Ei peeta luige riigis linnulaata, käib rahulikult luige linnakell. Kes luige tantsu vaimustuses viibib, teab päris kindlalt kaunis on see hetk. Kui päike heidab viimseid valguskiiri, saab kokku kaunis luige loopallett. Saab hallist luige lapse
nagu luiged lennata. Saab hallist luige lapsest valge võimas lind, peas luige mõtted, sest all luige hing. Ja kuigi luige lapsi emmata ei saa, me võime lauldes nagu luiged lennata. Head lõpetajad, vaadake enda ümber. Heitke pilk oma klassikaaslastele. Kas nad pole mitte olnud ägedad teekaaslased? Täna on viimane kord, kui te selles koosseisus üks klass olete. Kuidas olete teie, 9. B, selle ühiselt käidud koolitee jooksul üksteisega hakkama saanud? Mida olete koolis käies õppinud? Te ise olete enda klassi kohta kirjutanud nii. Teie klass on lahe, seltskondlik ja kokkuhoidev. Teil on meeles kõik klassiööd ja reisid ning mõned naljakad tunnid. Te olete öelnud, et teie klassis saab nalja, teiega on lõbus. Vahel olete kaootilised ja hullud nagu komöödias, aga üksteise suhtes ikka viisakad. Koolist olete õppinud, et matemaatika ning teised põhiained on olulised. Teate, et on tähtis olla kõigiga pigem sõbralik ja elu on nii poole lihtsam. Kõik on täiesti erinevad inimesed ja kõik ei sobigi kokku. Tuleb olla aus, sõbralik ning austada teisi. Nüüd alustame 9. C ja 9. E klassi piduliku osaga. Me kuulsime enne 9. B klassi lõpetajate unistusi. 9. C klass, millest unistate aga teie? Keegi teist soovib, et maailmas oleks rahu ja kõik oleksid võrdsed. Keegi soovib saada rikkaks. Keegi aga soovib sõita 10 aasta pärast isikliku Nissan GT-R 35-ga. Võtta peale Sander, Joosep ja Karl ning minna McDonaldsisse sööma. Oma maikuistes kirjutistes olete soovinud, et saaksite klassiga kunagi veel kokku ning et kool saaks läbi. Nüüd 9. C klass on aga teie jaoks see kauaoodatud hetk käes. Põhikooli lõputunnistuste kätteandmiseks palun siia taas Elva gümnaasiumi direktori härra Marek Sammuli, klassijuhataja Riina-Merike Koemetsa ning noorsootööjuhi Tiina Lauri. Põhikooli riiklik õppekava paragrahv 23 ja põhikooli gümnaasiumi seadus paragrahv 30 alusel lugeda põhikooli lõpetanuks ja väljastada lõputunnistus järgmistele 9. klassi õpilastele. Berit Mõistus lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest ning aine kiituskirjaga bioloogias ja saksa keeles. Palume siia koos vanematega. Lenna Org lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest ning aine kiituskirjaga kehalises kasvatuses ja bioloogias. Palume siia koos vanematega.
Lisette Kuusk lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse tänukirjaga hea õppimise eest. Palume siia koos vanematega. Sander Aan lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse aine kiituskirjaga kehalises kasvatuses. Joosep Lehes lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse aine kiituskirjaga kehalises kasvatuses. Robert Rocco-Voit lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Tunnustatakse aine kiituskirjaga muusikaõpetuses. Grete Jurken lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Miia-Mai Jänes lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Mattias Laas lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Maris Paal lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Laura Raag lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Ja Nelle Remmel lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Rasmus Roio lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Neve Anett Tarkus lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Karl Gustav Toom lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Rando Treier lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Jessica Verro lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Erik Sedrik lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi. Rutsi Teder lõpetab Elva gümnaasiumi 9. klassi.
suur aitäh 9. C-klassi klassijuhatajale Riina-Merike Koemetsale. Haara kinni, kui su jalg ees on auk. Hoia käes, kui taevas kõle välk ja pauk. Olgu tee, kui libe jää. Annan käe, sul küll sa näed. Jagan varju, kui on vihmasajul rutt. Pühin silmi, kui sul külas naer või nutt. Müts, kui tuules lendu läheb. Püüan kinni, küll sa näed. Annan käe, olgu soe või külm. Kevad, suvi või sügisilm. Sõbra pilk, sinisilm. Pisike sõõm, jagamisrõõm. Annan käe, olgu soe või külm. Kevad, suvi või sügisilm. Sõbra pilk, sinisilm. Pisike sõõm, jagamisrõõm. Kõnnin kaasa, kui on kodutee nii pikk. Mööda rada, vahel künklik konarlik. Mäng, kui pooleli meil jääb. Homme jätkub, küll sa näed. Annan käe, olgu soe või külm. Kevad, suvi või sügisilm. Sõbra pilk, sinisilm. Pisike sõõm, jagamisrõõm. Annan käe, olgu soe või külm. Kevad, suvi või sügisilm. Sõbra pilk, sinisilm. Pisike sõõm, jagamisrõõm. Nüüd saavad sõna värsked põhikooli lõpetajad. 9. C-klassi lõpetajate nimel saavad sõna Lenna Org ja Carl Gustav Toom. Head vanemad, õpetajad ja armas 9. C. Kätte on jõudnud kauaoodatud päev, meie päev. 2014. aastal alustasime kooliteed väikeste põnnidena 1. C-klassis ehk loovusklassis. Sel hetkel ei teadnud me maailmast midagi. Kuid kas täna saaksime öelda, et me midagi juba teame? Ilmselt nii täpselt ei teagi. Avastamist on veel palju, kuid selle 9 kooliaasta jooksul oleme saanud paljude teadmiste võrra rikkamaks, mis meie maailma avastamist toetamas on. Näiteks, viimane oluline asi, mida koolist, eksamitelt kaasa võtame,
on teadmine, et reumast on võimalik lahti saada 10 mesilase sutsuga ja on võimalus, et lillepoe müüja, kellelt Madli lilli ostis, ei oska numbreid kokku liita. Aga see selleks. Aja jooksul oleme õppinud, arenenud ja kasvanud üheks tugevaks ühtseks klassiks. Oleme kogenud seal 9 aasta jooksul koos nii rõõmu kui kurbust, õnnestumisi kui ebaõnnestumisi. Kõik see on meid ühendanud. Meie klassi on iseloomustatud kui väga vaikset ja väga tagasihoidlikku klassi. Kas see ka nii on? Karl, meie klass on ju midagi enamat kui eelpool mainitud tagasihoidlikud sõnad. Kuidas sina meie klassi kirjeldaksid? Millised me päriselt oleme? No näiteks on meil Sander, kes on julge, tugev kiilakas, jõujuurikas. Kuid eesti keele teadmisi armastab ammutada silmad kinni, no näiteks pealaua peal. Siis on meil Grete. Sa oled ülimalt energiline ja jutukas neiu. Sul on suurepärane kunstianne. Miia-Mai, sa oled vaikne ja armas. Sind ei ole väga tihti näha, aga oled meie klassi tõeline kunstipärl. Lisette, oled töökas, tark ja konkreetne. Fortnite peitusemäng sinuga oli lahe. Mattias, sina oled lahe sell. Sina vist tead kalades küll kõike. Oled väga hea jalgpallis. Oled julge ja ülimalt aus. Oi, Joosep, mis ma sinu kohta oskan öelda? Sinul vist pole häälitsusi, mida sa teha ei oskaks. Su huumorimeel on omaette klass. Üks õpetaja on sinu kohta öelnud. Kui sa nii laisk ei oleks, oleksid sa väga tubli õpilane. Sa peaaegu oskad jalgpalli, aga oled alati vetsus meil. Berit, oled edasipüüdlik ja väga tark. Oled rahulik, kuid otsekohene. Aitad alati kodutöödes, kui vaja. Aga sina, Lenna, sa aitad alati, kui vaja. No näiteks, kui keegi ei oska meist kodutöid ära teha. Sa oled väga tark ja lisaks ka sportlik. Maris, sul on väga huvitavad mõtted. Fortnite'is teeb poistel iga kell ära. Oled meie klassi tantsustaar. Ja Nelle, sa oled väga vaikne, aga vajadusel tore vaidleja. Oled hooliv ja hea kaaslane. Rasmus, kas sinu elu ongi jalgpall? No näiteks, kui me Rootsis käisime, valisid rämpstoidu söömise asemel Giid Malle soovitatud jalkapoe külastuse ja sa ei tulnud sealt tühjade kätega tagasi. Oled sõbralik naljanina. Neve, oled energiline ja ülijutukas tüdruk. Oled nii hooliv. Rando, oled meie klassi rõõmupall, seltskondlik ja püüdlik noormees. Teame, et sulle meeldib kalal käia. Aga ma olen kindel, et ühel päeval sa püüad kindlasti kuldkala kinni. Jessica, oled meie klassis käinud vähest aega, aga teame, et oled tark. Sa oled vene keeles väga hea ja sul on meie klassi kõige ilusam käekiri. Roko, ütleks lihtsalt andekas. Muusika on sinu elu. Oled hea sõber ja kaaslane. Oled reisisell. Aga Karl Gustav, sina oled tõeline jutupaunik. Oled ülimalt humoorikas ja väga seltskondlik. Üheskoos oleme suutnud välja vihastada väga paljusid. Eriti sellega, et me midagi ei vasta. Ja muidugi oma lollide naljadega. Aga kindlasti on ka õpetajaid, kes teavad, et me just sellised olemegi, nagu eelpool mainitud. Ja siinkohal sooviksimegi tänada õpetajaid, kes on pidanud meid sundima, meiega pahandama, pidanud taluma lollusi ja vahest ka meid enda kodus vastu võtma. Olete olnud suured eeskujud ja tublid tööd teinud. Aitäh teile kõik head õpetajad. Palume siia klassijuhataja Riina-Merike Koemetsa. 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 Riina-Merike
täname sind tehtud töö eest. Ning eriliselt suured tänud õpetaja Silverile ja Toomasele, kes meisse on uskunud. Olete meis leidnud midagi, mida me võib-olla ise ehk siiani märganud pole. Toomas, tänu sinule julgeme olla me täpselt sellised, nagu me oleme ja teame, et just nii ongi hea. Õpetaja Silver, tänu sinule saime kõige lahedama lõpureisi. Oled meid toetanud pea igal sammul. Oled seisnud meie hinnete ja heaolu eest. Oled meile õpetanud väga palju füüsikat, aga ka seda, et tuleb mõelda realistlikult, kuid samas oled meid julgustanud unistama suurelt. Suur aitäh teile selle eest. Olge head ja tulge ka siia. Ja lisaks me tahame tänada ka oma vanemaid, kes on olnud toetavad ja vahest ka ranged. Teame, et soovite meile parimat. Ning lõpetuseks pöördun teie poole. Lugupeetud kooli juhtkond. Uus õppeaasta tuleb väljakutseid täis ja põnev aasta. Ning seejuures sooviksime, et teeksite julgeid ja mõistlikke otsuseid. Uute õpetajate valimisel säilitage külma närvi ja mõelge, kes oleksid tegelikult ka just need inimesed, kellest saaksid suurepärased teadmiste jagajad juba nende kõrvale, kes seda täna on. Aitäh! Üheksas C. Mida teie 9 aasta jooksul õppinud olete? Millisena te oma klassi mäletama jääte? Kuidas vastasite nendele küsimustele? Te olete kokkuhoidev klass, milles õpivad naljakad, toredad ja lõbusad inimesed. Olete abivalmid, sportlikud, vaiksed, ent vahel ka lärmakad, ent siiski vahvad. Teie klassi saab jagada 3: luik, haug ja vähk. Mäletate klassi ühiseid väljasõite ja klassiöid ning muid ühiseid ettevõtmisi. Koolis õppisite seda, et tuleb olla julge ning õppida palju ja tegelikult on kool ikkagi lahe. Teate, et eksimustest õpib kõige rohkem ja hinded tegelikult ei olegi kõige tähtsamad. Koolis olete õppinud ka seda, et vale vastus pole alati vale vastus ja et tuleb oma arvamust avaldada. Head põhikooli lõpetajaid, ühine teekond saab kohe piduliku punkti. Võtke teele kaasa oma klassijuhatajate mõtted. Sõna saavad 9. B klassijuhataja Ele Mälk ning 9. C klassijuhataja Riina Merike Koemets. Lugupeetud Elva gümnaasiumi direktor, lugupeetud õppejuhid, lugupeetud lapsevanemad, armsad lõpetajad. Iga pikk jutt lõpeb kord. Lõpeb, kui kõik lood on räägitud. Ja jutu viimast sõna on vaja panna punkt. Ja seda punkti me nüüd praegu siin panemegi. Täna lõppemas on ühe raamatu reis. Siin lood on argipäevased ja soojad. Oli sõprust ja tarkuse kogumist. Te ise olite nende päevade loojad. Korraks heldid, kui tagasi vaatad. Algus raske, meile kõigile näis. Nüüd on paras hetk meelde tuletada, et igal teel
on olnud algus. Ja kas te mäletate, kuidas see kõik algas? Mäletate oma jutu algust? täna mina kooli lähen, sulle lasteaed aida. Praegu selged on vaid tähed, aga varsti targaks saan. Jutt algas sellega, et peategelased läksid kooli, sest nad tahtsid targaks saada. Põlved värisesid, süda põksus, lilled lõhnasid, õpetajad olid nii suured ja ilusad. Kõik oli põnev ja natukene hirmus ka. Te vaadake mu kingi, uusi ja täitsa valged, lumivalged pluusi. Kus tõesti keegi tähele ei pane, kooli astub superkangelane, kes hakkab indeks saama ainult 6. Peale sissejuhatust tuleb teema arendus, õpetab eesti keele õpetaja. Selle jutu arendus kestis 9 pikka aastat. Teema arenes paremale, vasakule, üles ja alla. Vahel mattis kangelased enda alla, vahel tõstis koos endaga pilve peale. Vahel arenes täitsa kontrolli alt välja ka. Õpetaja loomib ja tõreleb. Jälle see Juku sipleb ja niheleb. Tunnis peab istuma vaikselt ja sirgelt, jälgima tundi täpselt ja virgelt. Tunnis oli pingeline õhkkond. Tunni lõpus ütles õpetaja. Ärme sööma lähme, sest teil on kõhtu täis. Terve tunni sõite minu närve. Täna siit tagasi vaadates tundub kõik selles jutus lihtne ja selge. Oli algus, oli teema arendus ja nüüd on kokkuvõte. Täitsa vahva jutt tuli välja sellest. Jutt, mille peategelased olid värvikad ja vastuolulised isiksused. Jutt, milles ei ole mitte ühtegi kõrvaltegelast. Kõik on peategelased. Meie klassis on õpilased head, kel tarku mõtteid täis on pead. Teab mõni palju söömisest ja mõni palli löömisest ja mõni kiirelt arvutab ja mõni kiirelt jalutab ja mõni hästi maletab ja mõni hästi valetab. Mida lähemale jõudis kokkuvõtte tegemise aeg, seda armsamaks läksid klassikaaslased ja õrnemaks muutus õpetajate pilk. Või see ainult näis nii? Kätte on jõudnud see hetk, kus silmist pisarate helk, meenutades kõike seda, veidi halba, veidi head, õpetajat lilledega ikkagi sa meeles pead. Siinkohal ütlen, et 9. B-klass tänab oma õpetajaid peale lõpuaktust. 9. C teeb seda kohe peale klassijuhatajate sõnavõttu. Aga me jätkame selle koha pealt, kuidas algus oli. Kui põlved värisesid, süda põksus, lilled lõhnasid ja õpetajad olid suured ja ilusad. Aga mis siis täna teistmoodi on? Samamoodi värisevad põlved, ärevalt põksub süda, lõhnavad lilled ja ümberringi on õpetajad. No tõsi, õpetajad ei tundu vist enam nii suured ja ilusad, on päris tavaliste inimeste moodi. Ring on täis saanud. Ja head jutud lõpevad tihti samade sõnadega, millega nad algasid. Ja iga viimane lause lõpeb punktiga. On punktil eriline funktsioon. Au talle andke, ta on seda väärt. Kui poleks punkti, lõpeks lause teisel pool maailma äärt. On kõigel mingi lõpp. Nii lõpeb tänav nurgal majareaga. Ja inimene lõpeb jalgade või peaga, teeb saba lõpetatuks koera tagupoole. Ja punkt saab lõppu sellelegi loole. Aga elu läheb edasi ja ees ootavad uued toredad jutud. Soovime teile uut põnevat algust.
sogno all'orizzonte manco le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando mai canzone